Filmi käsikiri Kivilinna külalised märgitakse ära Tallinn filmi stsenaariumivõistlusel 1986. 2 aasta pärast läheb lugu tootmisse. Kindlasti oli see mingisugune oluline nagu elupulsi väljendamine, endas oleva elupulsi ja siis ka sellise uuema ja värskema rakursi sissetoomine Eesti filmi. Seda ma tajusin, et Peetril selle filmi puhul oli mingi väga isiklik sõnum edastada. Aga kas ta mitte ei jätnud seda sõnumit meile formuleerimata, et see oli tema teadmine, mida ta öelda selle filmi kaudu tahab, kuid ta hoidis mingil moel seda ka meie ees saladuses. Kuni uutmisperioodi alguseni ei armastata eriti Moskva kinokomitees tänapäevas kulgevaid kinolugusid. Ma pole turist, ma elan siin tegelased elavad kaasajas. 1988. aasta Nõukogude Eesti pealinnas Tallinnas. Ma arvan, et selle filmi üks oluline väärtus ongi selline dokumentaalne plaan. Lisaks stoorile ja nii-öelda kunstilisele ambitsioonile. See aeg ja see keskkond, mida ta just rõhutas, et ta tahabki näidata nüüd seda Tallinnat sellisena, nagu ta on, eks ole. Ehk siis selles ajas sees olla. Filmi peategelased on 2 ekslevat meest. Kunagine näitleja Felix Kramvolt ning korterivahetustehingutega kasumit teeniv Mart Kangur. Ta ostis, müüs ja vahetas kortereid. See oli tol ajal väga levinud, et ma ei tea, mul üks tuttav vahetas 2 korterit mingi 4-toalise vastu kesklinnas ja seal oli 47 osalist selles protsessis. Ja see vahetaja pidi kogu seda ketti valdama. Et seal võis isegi mõni teine linn vahel olla. Siis ei saanud ju korterit müüa. Nad ei olnud müügiartiklid, neid sai ainult vahetada. Ja Madise osaline vist tegeleski sellega. Põltsamaaga, kus tekib 3-toaline kõigi mugavustega. Tema paigutas inimesi ühte kohta, teise kohta, üritas sellega nii-öelda teenida. Tänapäeval võiks öelda, et omamoodi kinnisvara boss tol ajal, aga see oli kõik nii-öelda algstaadiumis äri. Vastukaaluks mina olin see kodutu, kes elas seal katlamajas, kus ta siis katelt ka küttis. Tal ei olnud õieti tööd, et kas see ei võinud olla mitte selline vaikne, kandilik sisemine protest, et mitte valida seda ühiskonnas pakutavat mudelit, elada ja olla. Et teame, et väga paljud nii-öelda dissidendid, teisiti mõtlejad ka Eesti inimeste hulgas, nad olid katlakütjad, majahoidjad, kojamehed, marginaalsetel kohtadel kuidagi vaevu suutsid ennast ära elatada. Koduta mehe sõprus kinnisvara agendiga ja kuidas nad mõlemalt erinevalt seda läbi elavad. 3. peategelane on Tallinna linn. See urbanismi teema on mul tegelikult kogu aeg nagu meeldinud. Linn kui selline eluväärne maastik. Kui ma ka mööda linna käin, siis ma vaatan teda mõnikord kui dekoratsiooni, kus seinad vahetuvad, mõni maja tõstetakse siia, teine tõstetakse sinna, mängitakse nagu klotsidega ja inimesed vastavalt sellele siis ka käituvad nii, kuidas dekoratsioon on vahetunud. Urblaga ma olin teinud õige mitu filmi. Me olime temaga sellised kamraadid, kes olid palju kinost omavahel rääkinud, mis see on ja kõik. No eks siis mina ka püüdsin mingeid dekadentlikke jooni sinna sisse tuua selle Urbla dekadentsile juurde ja sellepärast tuligi see film kuidagi natukene kandiline. Ta on deklaratiivne, ta seda päris sooja, seda võib-olla ei õnnestunudki välja tuua. Mul on tunne, et kõige tugevam selle filmi juures on pealkiri. See on tõesti geniaalne. Kodu ning kodutuse teema kannab kogu filmi. Maja ei ole veel kodu, ütleb üks filmi tegelastest. Kes nad üldse on? Kes
kes nad siia kutsus ja milleks? Kas nad üldse teavad, mis kohas nad on? Huvitav, mis näoga vaatavad nemad mind, ära väsinud pärismaalast. Elu oli kõigil teistel siin mõnusam, mugavam ja perspektiivikam, kaasa arvatud turistidel kui päris rahval eestlasel endal. Ma nagu mõnda aega tollel ajal olin mõelnud juba selle peale, et kas eestlasel on Eestis kodu või kodune elada või on see õige koht eestlasele, kus üldse elada ja siis sellest hakkasidki tulema need lendava hollandlase teemad, et see Tallinn on nagu selline lendava hollandlase laev, kus ei ole õiget kaptenit peal ja mis ei ole kodusadamat ja ta nüüd siis hulbib maailma meredel tormides ja nii edasi, et on nagu viirastuslaev, aga paljuski see teema sai läbi mängitud isegi Wagneri muusikaga. Ja Mustamäel, ma ei tea, mis seal Mustamäel juhtus. Mustamäel laulsid lutikat tapeedi vahel internatsionaali või haukus koer. Ma pole turist pildi võtab üles Mait Mäekivi. See on noore mehe esimene täispikk film. Peeter tahtis nagu näidata linna erinevaid kihte, nii-öelda keldrist kuni katuseni. Peetrit iseloomustab võib-olla ka tema haridusest lähtuv detaili armastus, kaadri esteetika. Talle on väga omane peita kaadritesse teatud esteetilisi vihjeid, kas siis kunstiajaloolisi paralleele. Selle mehe nimi on Kristoforus. Peeter oli Eesti kinos ainuke selline vormiotsingute mees. Seal oli mitmeid kaadreid, kus me näeme tegelasi jaotunud ruumis, ehk siis ühes pildis on nii-öelda mitu tasapinda, kus üks tegelane liigub ja tegutseb ühes tasapinnas, teine teises, ehk siis üks on ühes füüsilises ruumis, kas köögis või elutoas või esikus ja samas pildis me samaaegselt näeme teises ruumis mingisugust teist tegevust või mingisugust teist meeleolu. Me filmisime kolimise episoodi Lasnamäel, kus jutt algab maast, vist seal sõidavad autod ette, siis ta läheb üles aknale, kus on siis kinnisvaraettevõtja mees hõikab midagi, platsi peale tuleb Kramvolt Ulfsak, kes nagu on tulnud tema juurde, et näha, saada kokku ja arutada, et milliseid kortereid on nagu välja pakkuda. Siis läheb asi kolijate peale, siis tuleb mingisugune diivan, pannakse veoauto peale. See oli kõik üks kaader ja ilma proovimata. Võt. Ja see ongi oluline asi, mida ma tollel hetkel nagu õppisin selle kaadri tegemisest, et kui sul on asi selge ja sa tead, mida sul vaja on, siis ei ole vaja sul lõputult proovida ja vahtida nagu monitori, nagu tänapäeval vahitakse. Ta näeb kaadrit ilma selleta, et ta peaks kleepuma monitori külge või niimoodi kogu aeg ringi käima. Et ta oskab seda kaadrit näha ja seda keskkonda näha ja tänu sellele on väga lihtne suhelda. Ma tegelikult olen ise ka mõelnud, et võib-olla Peetriga me oleme üldse kõige vähem rääkinud omavahel. Teiste režissööride puhul märksa rohkem, sest kõik oli nagu selge. Lavastaja Peeter Urbla kasutab oma filmis kinematograafilises mõttes üsna tavatud kunstilist võtet. Tegelaste pikki sisemonolooge. See oli üks osa nendest asjadest, millega ma üritasin nagu sellist traditsioonilist tolleks ajaks välja kujunud ja võib-olla tänapäeval ka kõige enam kasutatud sellist loo jutustamise kulgu, kas natukene rikkuda või siis rikastada. Tallinn, sa vana hoor. Ma jätan sinna maha. Peeter armastab ka keskenduda näitlejale. Et Peeter on seda tüüpi filmirežissöör, kes teeb
proove ka varasemalt stsenaariumiga ja näitlejatega ilma kaamerata, nii nagu teatris tehakse proove. Sellel on omad head ja omad vead. Võib juhtuda nii, et ühest küljest see avab episoodi ja näitleja jõuab mingi sisemise selguseni või resultaadini, et ta teab, mida ta nüüd teeb. Teisalt ta võib natuke selle värskuse ära viia, et oled juba nagu nii-öelda oma parimad duublid kuivalt ära teinud ja siis, kui kaameraklapp käib, siis oled natukene nagu ammendunud või väsinud. Näitlejat ei tohi üksinda jätta, näitleja on väga õrn. Urbla on selline kindla käekirjaga mees, ta viib oma asju täpselt läbi, ta oskab näitlejatele mitte alati asju avada, vaid ta eeldab, et sealt tuleb niigi. Ma üritasin seda mitte välja näidata, aga ma pelgasin kohutavalt Lembit Ulfsakit, sest minu jaoks oli ta niivõrd võimas, tuntud, tunnustatud, kuulus filminäitleja ja kui ma pidin temaga siis koos mängima, siis ma sisemiselt tundsin, kuidas ma täiesti kipsi läksin. Ja väga suuresti läbi selle filmi võtete ma võitlesin sellega, et hakata nagu vabamalt hingama ja vabamalt mängima. Ja see aukartus partneri ees võib-olla ei lasknudki mind selle filmi jooksul päriselt lahti. Mul olid väga mõnusad võtted Laine Mägiga. See oli hotell Viru seal all kuskil mingites keldrites. Laine oli kuidagi väga soe ja hea partner. Ja sellest on praegu põhjust rääkida ka, sest Laine tegi meil vist rahvusvaheliselt kõige ägedama väljaastumise Pariisis. Selles kontekstis seal, kellega ta mängis ja nii, et aega võttis, aga saigi täheks. Filmi valmimise ajal saab juba ekraanil näidata paljusid asju, mis veel aasta varem ei olnud lubatud. Näiteks Tallinna sadamaid ja merepiiri. Film algab Wagneri lendava hollandlase teemaga ja meile näidatakse pikalt Tallinna linna panoraami, mis tõepoolest oli uudne asi, sest varem filmides ju ei tohtinud nii-öelda sellist strateegiliselt tähtsat pilti ju fikseerida. Ei olnud nagu mingit poliitilist mõtet sellega, et avastad nüüd, et kus kohas on need piiritsoonid Tallinna sees, kuhu eestlane ei tohi minna, vaid ta oli rohkem selline kontseptualistlik, et sooritada üks selline täisring ja sellega oleks nagu midagi väga olulist Tallinna kohta öeldud. Nüüd üle vaadates võib-olla ta on natukene igav ja aeglane, aga tollel hetkel oli põnev. Peeter minu arvates ei tahtnud selles filmis tegeleda sotsiaalse halaga, kus kõik maailma hädad ja mured, nii inimese kui inimkonna kui kosmose hädad ja mured on kõik tingitud mingitest vigastest sotsiaalsetest süsteemidest ja mille peale kõik süü nagu panna, eks ole. Et ta rohkem võib-olla tahtiski näidata seda ajahetke. Nii-öelda uus nepiaeg hakkas tulema, kui hakkasid igased kooperatiivid ja väikesed eraettevõtluse alged hakkasid tekkima. Kevad. Ja see, mis ei olnud võtete alguses veel lubatud, oli juba kuskil filmi keskpaiku oli juba vabamaks muutunud, et iseenesest see kajastus ka tööprotsessis, kuidas sai üha rohkem ja rohkem mingeid teatuid asju filmi sisse võtta. Mille kuradi pärast peaksin mina siia elama tulema? Mina kontseptuaalselt selle filmi ideestikuga nüüd küll kuidagi seotud ei ole või kaasa ei läinud aga seda ma mäletan, et esimest korda minu elus nägin ma sinimust-valget lippu. Mingid poisid sõitsid
tunnelis, Balti jaama juures tunnelis ja neil oli jalgratta küljes sinimustvalged lipud. Noor mees jookseb sinimustvalgega Balti jaama tunnelis. Ma ei tea mitte, see ei olnud nüüd sellepärast, et ei oleks julenud nagu maa peale tuua, aga see oli kuidagi, selles filmis on üldse, minu jaoks on nagu sümboleid ja kujundeid, et ta kuskil liigub mööda torusid see eestlase eneseteadvus. Täna on rohkem kui 20 aasta eest vändatud mängufilm kõnekas dokument omast ajast. Ekraanil vilksatab Priit Pärna karikatuur Sitta kah. Näeme tudengitest fosforiidisõdalaste kollaseid särke, asfaldile kirjutatud üleskutseid ja muud ajast omast. Mida aasta edasi, ma arvan, et seda enam meil on põnevam vaadata, mida me sealt filmist ära tunneme ja mida me oleme juba unustanud. Kuidas hakkavad kaduma need majad ja isegi tänavanurgad, mis tulevad selle filmi peal tuttavad, et kuidas muutub meie keskkond ja ka nii-öelda argiolme, mida me seal siis sõime ja mida me jõime ja milliste autodega sõitsime. Ma pole turist esilinastub jaanuaris 1989 tänaseks kadunud kinos Helios. 1980. aastate lõpp Eestis on aeg, mil sünnivad esimesed erafilmistuudiod. Ajakirjanduses arutatakse elavalt kinoteatrite ja kogu meie kinokunsti tuleviku üle. Tallinn filmis oli 1989. aastal palgalisi inimesi kuskil 400-500 vahel. See oli suur tehas. Ja neid inimesi pidi hoidma püsivalt töös. Üritus müüa filme välismaale, see oli nagu elu ja surma küsimus. 5 aasta sees, mida ma paremini tean. Me ikka üritasime väga palju filme müüa ja me müüsime ka. Aga ütleme, suurt raha sealt ei tulnud, sellepärast põhilised ostjad olid Soome ja Rootsi televisioonikanalid. Kersti Uibo, meie tuntud dokitegija, ütles, et tema nägi seda filmi BBC-st ja ta liikus päris ilusti. Ma pole turist linastub Sodanküla filmifestivalil. Selles Soomes käigus 1989. aasta südasuvel saab alguse tulevase filmiprodutsendi Peeter Urbla karjäär. Karjääri jaoks oli selline moment, et jah, mulle tundus, et ma tolleks hetkeks olin midagi nagu ära öelnud enda jaoks ja võib-olla ka Eesti jaoks või ja ka mängufilmi jaoks. Ja tekkis palju väikesi stuudioid, muidugi see tähendas seda, et igaüks ikkagi ise nurgast tõmbas selle Tallinn filmi teki pealt ära. Ja kui sa suutsid selle oma varbad kinni katta, siis samal ajal küünarnukk jäi jälle paljaks, sest tuli kohe teine väike stuudio. See oli paratamatult, et see niisugune tohutu suur filmi tegemise monstrum, see pidi hakkama kuskilt servast lagunema. Ja Urbla oli üks esimesi, kes siis seda taipas ja ta hakkas ajama oma teed. Eestis lõppesid rahad otsa, riiklik rahastamine ja sai edasi hakata soomlaste ja venelaste rahadega filme tegema. Kodu ei ole koht või maja. Kodu peab olema sinus eneses. Aga mis saab siis, kui see kodu on ära tapetud? Siis kiisuke teeb njau, njau, njau ja kutsuke teeb au, au, au.